üksikust või öelda vist ainumast aparaadist, mis ka Eestimaal on ja mida kõik saavad omal nahal katsetada, proovida või õigemini ennast proovile panna siis Eesti esimeses kaalukabinetis ja mul on hea meel tutvustada teile kahte daami, kes sellega väga tihedalt on seotud. Dr. Marju Pasti, kes on endokrinoloog ja Ulvi Tammerit, kes on Eesti Diabeediliidu tegevjuht ja diabeediõde. Tere õhtust! Tere õhtust! See masin on see masin, mis mõõdab kõike halba, mis teie kehas on. Ta ütleb täpselt ära, kui palju seal on rasva, kui palju te kaalute, mis on halvasti, kui vana teie keha on ja kui hästi või halvasti te peaksite ennast oma kehast tundma. No kas sellest kaalust, kas sellest keha väljanägemisest ei ole veel piisavalt räägitud, et ikka veel on vaja luua suisa kaalukabinet? Ma arvan, et räägitud on isegi liiga palju ja räägitud on nii palju, et inimestel on tekkinud suur segadus. Sellepärast, et kui korjata kõik kokku need artiklid, mida pakutakse, siis on kaks võimalust, kas süüa kõike või üldse mitte midagi süüa või üldse mõtelda, et ei olegi võimalik üldse kuidagimoodi elada. Aga mis meie pakume, võib-olla me pakume reaalsust, me ei paku mingit imet, me ei paku seda, et homme olete te ilus ja terve, me tegelikult pakume nii-öelda toetust ja nõuannet. Tegelikult inimene ise peaks saama sellega hakkama, kui ta saab õiget informatsiooni ja individuaalset informatsiooni. Kõik kõigile ei sobi ja kunagi pole kõigile sobinud. Te olete nii salapärane, et siin ei ole mitte mingisugust saladust ega informatsiooni vaja saada. Selge on, minu meelest siin saab ainult üks nõu alla, et sööge vähem, liikuge rohkem. Mis te kabinetti avate selleks? Meie inimesed söövad valesti ja nagu meie alles avaldatud toitumisuuringus selgus, et meie inimesed ka Eestis, et see ei ole ainult Ameerika Ühendriikide probleem, et ka Eesti inimesed on ülekaalulised. Ja kõige hullem on see, et see ülekaal tõuseb just noorte meeste hulgas. Ja praegusel hetkel tuleb välja, et Eesti mehed on ülekaalulisemad kui Eesti naised. 46% on ülekaalu meestel, 43% on naistel ülekaalu ja nendest siis 14% on lausa rasvunud inimesed. Ja Diabeediliidu poole pealt võin ma seda öelda, et kui me teame, et 90% diabeetikutest on ülekaalulised ja et see diabeedirisk on niivõrd suur, et kui me praegu teame, et meil on 70 000 diabeetikut ja aastaks 2025 on neid 3 korda rohkem, et need on Maailma Terviseorganisatsiooni prognoosid, et kuidagimoodi me ei taha, et meie eestlasi on Eesti riigis niivõrd vähe, et me tahaksime, et meie inimesed püsiksid terved. Ja kuna neid probleeme on selle kaaluga nii palju, siis hea meelega aitaks neid inimesi. Teie tahate, aga tõenäoliselt inimesed ei taha, inimesed tahavad hästi elada. Aga ega, et hästi elada ja normaalselt toituda ei peagi üldsegi millegist nii väga keelduma või ühesõnaga elama niimoodi, et midagi ei või teha. Tegelikult kõike võib teha ja mõõdukalt teha ja teha veel ja süüa veel eriti häid asju. Aga neid peab oskama õiges kombinatsioonis paika panna ja selle tõttu me seda nõu üritamegi anda inimestele. Kuidas moodi oleks võimalik elada hästi, teha sporti, tunda ennast hästi, aga samas ka süüa ja lubada endale õigel ajal kõiki õigeid asju. Kuulge, Eestis on üks selline kaalukabinet, eestlasi on miljon. No tõenäoliselt kõik eestlased teie juurde ei jõua. Kuidas siis, ma ei tea, sellest on kogu aeg räägitud, et sööge kapsaid ja liikuge rohkem ja teraleiba rohkem ja kuidas siis peaks elama? Pead dieeti, ei ole need tulemused jäävad, spordid on isu liiga suur, ei spordi, ikka sööd rohkem. Kõiki asju tuleb teha parasjagu ja söömine on nauding ja süüa tuleb häid asju, aga siis tuleb need proportsioonid peab olema õiged, inimene peab teadma, et ta saab kõik vajalikud toitained ja siis sellisel juhul sujub ka kõik kenasti. Ja selliseid ekstreemseid dieete me tõesti ei soovita meditsiinitöötajatena. No teie muidugi ei soovitada, kui kaal on vaja langetada, siis kuidas seda langetatakse? Vot siis tulebki tulla nõu küsima, et ei maksa teha, mitte keegi ei lähe lennukipiloodiks ise. Ei maksa ka oma tervisega selliseid asju teha. No sööja oskame me kõik. Ja suu käib meil kõigil ilusti kenasti, aga sealt suust sisse ka õiged asjad lähevad, vot see on küsimus. No doktor Past, võib-olla on siiski mõni nõuanne, mõni selline uus nõuanne, mis ei tähenda seda, et sööge rohkem kapsast, mida te inimestele äkki võite täna õhtul läbi televiisori anda? Ma arvan, et need nõuanded kõik on läbi käinud, aga mida ma võib-olla soovitaksin, mis viimasel ajal tundub selline olema, et võtke aega enda jaoks ja võtke aega söömise jaoks. Sest meil kipub olema see toitumine kiire, me ostame valmis toiduaineid ja meil ei ole aega süüa. Ja selles on ka niimoodi, et vahetevahel tuleb inimest panna rohkem sööma, et kaal langema hakkaks. Ka selliseid inimesi on meie juures käinud. No soovitatakse igasuguseid reklaamides, igasuguseid tablette ja toidulisandeid, mis ju metsikult annavad sulle rahakoti tühjust. Tegelikult. Ühesõnaga, jah, mõõdukalt
võib toidulisandeid tarbida, aga mitte tervet seda Mendelejevi tabelit ja kõik reklaamid, mis ühes ajakirjas on. See kipub olema ikkagi niimoodi, et ühesõnaga vahel on kasu ajamine hoopis kahju. Sest et elemendid omavahel võivad kuhjuda, seal võivad tekkida sellised probleemid, et hoopis tekib mingi teise aine puudus. Nii et kõike toidulisandeid võtta ei ole mõtet ja õnneks on inimorganism ikkagi nii kaval, et seda, mis liiast on, see tuleb organismist välja. Kohe mürgistust ei saa. Väga palju reklaamitakse selliseid toidulisandeid, mis kohe aitavadki sul kaalu langetada, et võtad seda ja püksid on, kõik püksid on nii suured, et sulle tundub isegi imestada, et kuidas ma kord küll nii suur olin. Aga loomulikult, sellepärast, et kui panna suur hulk raha sinna toidulisandi peale, siis toidu jaoks jääb ju vähem raha. Ja sisu kaob ära, eks ole, iseenesest. Ja iseenesest ka, kui inimene usub, siis alati on ka see efekt olemas. Aga tegelikult tuleks muuta oma eluharjumusi. Issand jumal, ja need eluharjumuse muutmises me teame kõik, mis see tähendab. See ei tähenda mugavat elu televiisori ees, vaid see tähendab tegelikult seda, et seda kõike tuleb teha tasapisi ja teha niimoodi, et see on mõnus ja see ei ole niimoodi, et me homsest elame uut elu. Ei, me muudame sammhaaval ja see tuleb niimoodi, et see saab harjumuseks. Ja kui nüüd saaks niimoodi, et sammhaaval terve elanikkonna harjumisi muuta, siis ma arvan, et see ei oleks sugugi mitte kole. Aga nüüd läheme teooria juurest praktika juurde. Mul on hea meel paluda meie seltsi siia Marju Kuut ja Indrek Sei, kes on lahkelt astumisaparaadi juurde, kes on lahkelt olnud nõus siis ennast kaaluma ja näitama siis, mida see aparaat neile näitab. Mis aparaat see tegelikult on? See on siis uus aparaat, mis on tere õhtust. Tervist. Mis on kaalukabinetis olemas. Mis see näitab, see aparaat siis täpselt? Ma ei tea, kas me teeme kohe näitel siis kellegi näite, aga me paluksime siis niimoodi, et jalanõud ära. Ma juba kuulsin, jah. Et tuleb ära võtta asjad kõik jalast, naistel võivad sukad jääda. Püksid tuleb ära võtta. Ujumispükse ei ole vaja. Neid mul ei olegi. Nii et see aparaat siis peaks meile näitama ära, kui heas konditsioonis on sportlane Indrek Sei, kes käis vist viimati 2000. aastal Eesti eest ujumas. Nüüd tuleks seista siia, mõlemad jalad siia elektroodide peale. Kas see mõõdab seda hingelist noorust ka või? Jaa. Või ainult kehalist? Jaa, mõlemat. Nii nüüd natuke aega ei tohi siputada. Baruto läheb ka kaalu peale. Võib tulla küll. Baruto, tule ära. Tule pikkus küsin. 188. Panust. 20, mis ta nüüd oli? 34, vabandust. Nii, no sugu ma ei küsi. Tänapäeval peab küsima. Nüüd tuleb võtta kätega siit kinni ja lükata niimoodi aparaati ette, et sirged käed on. On sul kunagi, Indrek, olnud kaaluga probleeme? Ei ole. Kui siis pärast sööki, kui ma olen ilgelt palju söönud head toitu, siis ta vahest vaeva. Aga see ei ole kaal, see on kõht. Aga lubad sa sagedasti endale süüa seda, mida sa tahad ja sa ei jälgi vahet pidamata seda, kui palju sa kaalud? Ma pean tunnistama, et ma olen vist see õnnelik inimene, kes pole kunagi oma kaalu pärast nagu pidanud millegist loobuma. Et ma söön praegu siiamaani seda, mis ma tahan. Nii, ja Marju võib siis kohe astuda siia peale. Nii kaua me saame kommenteerida siis... Kas ma võin juba panna kingad taga? Me saame nii kaua kommenteerida, kui see Indrek midagi selle vastu, eks ole? Ei, absoluutselt mitte. Näitame, mida siis aparaat näitab. Ma mõtlesin, et ma tulen juba. Jah, palun. Me nii kaua vaatame seda Indreku tabelit. Nii, me saame siia poole kaamerasse seda näidata. Oot, üks moment. Nii. Muidugi, mis ta näitab? Nii, võetame siia kaamerasse. Kuidas me saame siis seda kommenteerida? Overweight muscular. Me saame seda kommenteerida nüüd niimoodi, et... Aga Marju, sina võiksid juba peale astuda. Me anname selle sul kätte. Indrek, Overweight või? Ei. Muskleid on liiga palju. Doktor Past räägib sulle kohe. Ühesõnaga, siin oli nüüd, kui ma aru sain, oli probleem sellest ülekaalust. Tegelikult on asi selles, et siin on võetud kehamassi indeksist 24. Meil on arvestatav number 25. Ja kui nüüd vaadata seda ülekaalu hulka, siis tegelikult ülekaalu hulk tuleb lihassarvel. Seal on selles suhtes, et trenni on tehtud ja lihast on, see on positiivne ülekaal pigem, jah. Ja väga vähekene on ka rasva osakaal sellise normi ülemise piiri peal. Muidu vöö ümbermõõt on normaalne,
pisut on natukene rohkem vedelikku sees. Kas on... ääreni täis. Jah, vot see võib olla ka üks asi, sellepärast, et siin ka kaalu juures on tingimuseks see, et vahetult enne me ei olnud söödud, aga me ei hoiatanud kahjuks seda varianti. Nii et see võib olla ka see, et see vedeliku hulk on suurem. Mineraalide ja valgu osakaal on normis. Standardveit, mis ideaalne kaal võiks olla kuskil 77,8-78 kilogrammi. See on siis see. Aga meil tuli ka lihasmassist juurde see osa ja vanus, mitte nüüd siis hingeline, aga kehaline vanus on 33, nii et seda nagu pisut, me oleme aasta kinkinud teile juurde. Väga tore. Indrek, tegelikult sa tegeled praegu siis iseenda vormis hoidmisega vähem kui teiste inimeste vormis hoidmisega? Tegelikult ma arvan, et see on mul suht tasakaalus, et ma käin 3 korda nädalas vähemalt liigutamas ja kuskil 1,5 tundi kuni 2 tundi. Ja teine asi on jah, ma olen mõtlenud küll, et uudised on rohkem näiteks ülekaalust ja kõikidest muudest asjadest ja seetõttu meil on üks väga vahva projekt juuni kuus tulemas, kus kohas me usume, et Eestis ei ole palju niisugust toodet kaubanduses, kus väga meeldiv ehk maitsev ja väga kasulik ehk vitamiinirikas toode on pandud nii-öelda kokku ja inimesed saavad seda tarbida ja ta on toidulisandina, toidu asendajana ja lihtsalt niisama mõnus tarbimiseks on ju, nii et ma arvan, et see on üks väga vahva üritus, mis on tulemas ja eestlased saavad kindlasti toitumise mõttes rikkamaks ja vähemalt on neil üks valik veel juures, kuidas tervislikult süüa, juua ja elada. Suurepärane, aitäh, Indrek. Nüüd aga läheme Marju juurde, kes järgmise nädala lõpus hakkab kontserti andma ja vaatame, kui heas vormis Marju on. Me ei tõenäoliselt nii põhjalikult jõua kommenteerida, aga paar olulist asja siis. Vaatamata sellisele tihedale tegevusele on Marju aastaid nooremaks saanud, nii et tema selline füsioloogiline vanus on 57 aastat. Väga vähe. See on ilmselt liigsest väsimusest, et võib-olla oleks siis olnud parem. Aga nagu näha on, et Marju on selline üsna õblukese kehaehitusega, nii et ei ole temale ei liigset rasva, aga ka lihasmassi osakaal on väga väike. Aga mul on pekki küll. Aga jah, seda on küll, aga kõikidel inimestel on lubatud ja ka naistel on teatud hulgas lubatud, sellepärast muidu inimene ei saagi eksisteerida, kui seda ei oleks. No jah. No Marju, keera näoga kaamerate poole ja räägi, mis sul viimase aja tegemised on sellised tihedad. Et nii vanaks tunnistas. Sa saad ise pärast täpsemalt uurida oma tahtkaameraid. Väga mõnus. No see ongi see, et võib-olla on see mitte, et ma ei ole stressis, vaid see on nagu, kuidas öelda... Kontserdijärevus. Mitte kontserdijärevus, vaid see, kui sa korraldad kõike seda massi, kes mul sinna tuleb, eks ole, siis sa kõige hullem asi on see, et sa pärast pead neile kõigile maksma välja ka, eks ole. Aga kuna mul ei ole reklaami, siis ma ei tea, kes sinna tuleb, et Jatskaarel on nii palju nagu samal päeval... Selge, nii et ühesõnaga 26. kuupäeval saab Kumus kuulata Marjut ja Marju külalisi. Ja. Seal on palju väga huvitavaid inimesi. Marju Uudi koduleheküljelt saab kõike täpselt järgi vaadata. Me läheme aga edasi Eesti sanitariga, kes õpetab meile omamoodi ellujäämisnippe. Suur aitäh veel kord tulemast!